Alguses ma väga palju kahtlesin, kas ma tulen siia või ma ei tule, sest mul ei ole Soomekust kõige paremad mälestused. Ja see tekitas minus väga suurt paanikat, ärevust. Ma puudun siis koolist 3 päeva kokku. Ütlen ausalt, ma kardan väga. Ja nüüd õhtul, kui ma hakkasin magama minema, siis mul tuli meelde, et oh my god. Ja siis teen ära kiirelt ühe Postimehe intervjuu. Tere tulemast tagasi minu kanalile! Täna peaks olema, täna on 18. jaanuar, pühapäev ja täpselt 3 päeva pärast võistlen ma Tamperes ehk Soomes hõbetaseme võistlusel püsiga lainel. Kuna täna on pühapäev, siis pühapäeviti ma teen tavaliselt meal prep'i ja lähmegi poodi ja ostame mõned asjad meal prep'i jaoks. Mul on plaan võtta kindlasti Soome kaasa üks enda kodune karvikene söögiga. Jõudnud minu kodupoodi. Ridisidud. Ma mõtlesin nii väga, et brokkolit on, aga brokkoli oli otsas. Nii et peab vist külmutatud võtma. Poes on käidud ja nüüd on aeg koju minna ja hakata meal preppima. Kell on praegu 7 ka, nii et... On hea kraam või? Kas sa approve'id? Sa vist approve'id selle mõnusa maius ainult, jah? Ok. Ma ei näe nii hulga välja. Don't you judge. Nii. Teeme siis hauli, mis ma poest ostsin ja räägin siia juurde siis, mis meal prep'iks ära tal mul mõttes plaanis on. Kõige esimesena on siin mul gramm ja ma arvan, ma olen seda täna samal ajal, kui ma meal prep'in. See on siin suitsukana kuubikud pitsale. See on hästi hea, lihtne viis, kui see viitsi kala väga praadida. Kuna ma see nädal olen suht palju lennus ja kell on juba 7, siis ma väga ei viitsi praadida, nii et kõige lihtsam viis. Leiba, niisuke kaerasüda, avokaadot, hommikul võileiva peale. Mulle väga meeldib süüa avokaado võileiva koos munaga, aga mulle meeldib teha seda leiva peal, mitte väga saia peal. Feta juustu, Liisa Latalaan inspireeris mind üks päev ostma mõnusat maiust ja ma jätan selle endale Tamperre, et selline väikene, kuidas ma ütlen, süsivesiku magusalaks. Natuke rohelist. Mulle meeldib idusid väga süüa. Siis midagi värskemat, granaatõune. Nagu öeldud, brokkolit asju ei olnud poes, nii et 2 paprikat rohelist ja melon. Ma arvan, ma olen viimased 3 nädalat melonit ainult söönud, sest et melon on soodushinnas olnud. Kuigi trennis ma käin väga tihti vetsust nüüd. Teine kott on veel mul ju. Ma ostsin kana, kuna see oli sooduses. See on 400 grammi ja äkki 2,50. See läheb mul sügavkülma. Mulle meeldib väga osta ette nagu kana ja lihasid, et siis panna nüüd sügavkülma ja võtta niimoodi järjest välja kilo mustikaid, brokkolit, aedviljasegu ja viimasena köögiviljasegu tervist. Ma pooled asjad enne elus otsustan üki-kaki kombinamiga. Need jäävad siia ja need lähevad sügavkülma. See nädal on plaanis teha siis selline, kuidas siis öelda, kuskussi põhjal need asjad, mis ma kokku ostsin. Kuskussi kõrvale tuleb brokkoli ja aedviljasegu. Ja kõrvale panema kindlasti feta juustu ja lihana eelnevalt mainitud, kui laisk oled, suitsukana kuubikud. Ja siis sinna kõrvale erinevaid rohelisi, ma ei tea, paprikat, kurki, tomatit. Meal prep on valmis saanud, nüüd on aeg tegeleda tavapäraste asjadega.
ehk panna kokku enda homne koolikott. Ja täna või homme peaksime saama teada ka meie sõidugraafiku, ehk siis kuidas me liigume Tampere ja siis ma saan juba täpsemalt hakata vaatama, mis asjadega ma lähen, kas ma lähen kohvri, ainult seljakoti või millega. Tere hommikust, ma unustasin loogida, mida ma söön. Ma juba sõin tegelikult toitu ära. Avokaado, redisisud, siin oli tegelikult tomatid. Kujutage ette, et siin on tomat. Siis on hambukoor, 2 muna ja leib. Redisu. Siin ei ole kunagi süüa. Väikene küsimus. Ma sain nädalavahetusel teada, et ma sain ühe suure tiitrivõistlusele peale. Ja see toimub kolmapäeval, eks kui see tundi tulla. Aga kolmapäev ei ole ikka. Okei. Esimene õps, secured, Mati õpetaja. Ta on nii nunnu veel. Love you, Kontson. Nüüd on järgmine õpetaja. Ma arvan, meie ajaloo ühiskonna õpetaja. Ma lähen äkki tema juurde. Nii et wish me luck. Ajaloo ja ühiskonna õpetajaga on ka secured. Kool on tänaseks läbi saanud ja nüüd ma suundun kiirelt autosse, lähen võtan endale ühe kakao ja siis teen ära kiirelt ühe Postimehe intervjuu, kus ma räägingi sellest samasest sisuloomest, räägin enda YouTube'i kanalist ja kuidas ma olen ühendanud siis spordi ja sisuloome. Alguses oli ikkagi natukene naljakas seda kõike teha, et nagu sul pidi kuidagi jääma meelde, et võta nüüd see telefon kätte, et sa nüüd pead seda filmima või et sa võiksid seda filmida, et seda kõike meelde jätta oli nagu mega raske. Ahoi, õhtusöök on söödud täna. Täna sõin melonit, mis ma endale tükeldasin ja võtsin juurde ka paprikat. Siis sinna kõrvale võtsin veel kaerasepikut, kaeraleiba. Tegelikult võtsin veel natuke pähkleid ka juurde, nii et jah, selline oli tänane õhtusöök. Aga nüüd ongi aeg tegeleda ka enda kodu kõige pisema olendiga. Selleks on mu koer, nii et anname temale ka söögi ära. Tere õhtust! Kell on saanud vaikselt 7 ja mina olen tulnud tiksiga jalutama ja siis on aeg hakata juba pakkima asju, sest homme 13.30 läheb laev Soome ja Soomest siis me sõidame 2 tundi edasi autoga juba Tampere. Hakkame nüüd asju kokku panema. Kotis on ühed asjad. Ja need on naelikud, sest neid ei tohi koju unustada. Seekord ma siis võtsin välja enda ustava pushbagi, AirPodsid, iPadiga, maik, erinevad statiivid, Teso, Energy Gel, akupank, mõõdulint, punase ja oranži kummi kaasa, teipi natukene, karjad, ruhud, EcoGel, dušikeel, deodorant, suupastillid, tossud. See on see seire, kus Miia paneb asjad kokku ja siis ta võtab need tagasi lahti, sest ta ei ole kindel, kas ta läheb seda kõike vaja. Ma arvan, mul on selle kotiga mugavam, sest ma tean, kus kõik asjad asuvad võib-olla. Siin on need hästi ligadi-logadi. Kott on isegi väga pungil. Ta on isegi päris okei. Homme hommikul käime veel kiirelt trennis ja 13.30 sõidame Soome poole. Kell on 22.32 ja mul tuli meelde, et samal ajal kui ma ära olen, ma puudun siis koolist 3 päeva kokku. Ma peaks õppimisasjad ka kaasa võtma. Nüüd tuleb minu koolikäekott ka kaasa veel. See ongi kõige raskem selle asja juures, et sa pead alati nagu mõtlema ka selle peale, et sa kooliga kuidagi kaugemale ei jääks. Ja see on lihtsalt nii osa sinust, et sa oledki mingi, et ma lähen reisile. Ma juba tean, et mul on seal aega õppida, Ma olin juba peast tegelikult välja arutanud, et ma võtan kõik kooliasjad kaasa või neid, mis mul vaja on. Ja ma ei pannud neid asju kokku. Ja nüüd õhtul, kui ma hakkasin magama minema, siis mul tuli meelde, et oh my god. Sest laevas on vaja 2 tundi surnuks lüüa. Ja ma väga ei tahaks seda aega raisku lasta, eriti kui ma tean, et kui ma tagasi jõuan, siis järgmisel päeval on mul kohe ka tegelikult ühiskonna kontrolltöö. Tere hommikust!
täna on meil hommikusöögiks siis leib koos avokaado ja kodujuustuga pluss kirstomatid. Kõrvale ma ostsin eile Lidlist ka vaarikuid. Käisu! Mobility on tehtud, nüüd on aeg hakata väikselt jooksukaid tegema ja liikumise pealt mingit movementi. Aja mu käed. Crazy. Kell on kohe 10. Siis meil on täpselt kodus mingi 10:40. Graafikus ilusti. Jooksuga on tehtud. Nii et nüüd ei ole midagi muud kui panna riidesse ja minna tagasi koju. Ma olen üritanud parandada seda habitit, et ma üritan panna mikri endale külge, et tal oleks natukene parem helikvaliteet. Nii et appreciate'ige mind palun. Reisiks valmis. Lähen siis seljakoti ja käekotiga. Käekoti sees on minu kooliasjad ja siin on kõik võistlusasjad. Yes. Ja pean veel jookipudeli panema täis, sest sadamas ma ei taha seda teha, sest sadamas on see Tallinna kloorivesi. Võtan ikkagi koduvett veel kaasa. Jõudsime nüüd laeva peale ja tulime sööma ja vaatame, mida head siin pakutakse. Ma suutsin vahepeal õppida tund aega juba laevas, nii et nüüd on tund veel jäänud ja ma otsustasin, et ma lähen kõnnin natuke ringi. Müssin endale just bronzeri, Benefiti oma. Ma arvan, see oli 19.95. Siis varsti hakkame tegelikult juba minema autosse ja liigume Tampere. Tere kõigile, pole ammu rääkinud. Vahepeal sõitsime siis Tampere 2 tundi. Aitäh Kevin Brušale, kes meid sõidutas. Käisime vahepeal poes. Käisime siis Normalis ja supermarketis. Ja mina pidin läbi hüppama ka Kapahallist. Kapahall, ma ei tea, kus nimetatakse. Igatahes minu üks lemmikuid poode eelmisest suvest alates. Ja nagu te näete, siis uus kampsun on minu. Maris ja Greta läksid juba hotelli tagasi sööma. Liigun ka tagasi hotelli, et minna sööma nüüd. Ja siis tegelikult väikselt seada ennast uidule. Aga suvel võistlesin ma tegelikult ju siin. Vaadake, nüüd seal taga on. Natukene kõhe, sest võib-olla need emotsioonid, mis sealt tulid, ei olnud kõige magusamad. Teeme siinkohal ühe pausi. Minu esimene võistlus oli välismaal. Just aastal 2022 ja see oli Soomes. Ma osalesin lahtis sellisel võistlusel nagu Children Games, aga kahjuks tegin seal soendusel hüpetega enda põlvele liiga ja pidin võistluse katkestama. 2 aastat hiljem kutsuti mind uuesti Soome võistlema ja seekord siis Tampere miitingule, kui ka seal ei läinud kõige paremini. Ja tulin Eestisse tagasi Tagajärje bändiga ja nüüd eelmine aasta, 2025, oli Tamperes siis U20 Euroopa meistrivõistlused, kus ma ennast kahjuks finaali joosta ei suutnud ja see tegi väga mulle mentaalselt haiget. Need 3 võistlust ongi ainsad võistlused kõik, mis ma Soomes teinud olen ja nagu te aru saate, siis ma ei ole terve sealt kunagi tagasi tulnud ja see tekitas minus väga suurt paanikat, ärevust ja see tekitas veel niisugust ebausklikkust enda suhtes. Okei, aitab jutust, aga lähme nüüd tagasi video juurde. Väga ilusad toad ja väga mõnus on.
ja uni oli ka väga-väga hea täna öösel, nii et see tõotab juba väga head enesetunnet tänase jaoks. Tere tulemast tagasi Miia hauli. Teeme siis teise hauli, mis ma sain nüüd teiselt poetripilt. See on see eilne kampsu, mis mul seljas on. Väga-väga mõnus. Love it. 3 pakki Tweaky komme. Pärise soovitatud Haribo Flower Sour. Ja üks teine pakk siis Fizzy Fashionit ja Spearmint Fisherman'e. Ei rohkem mitte midagi. See oligi tänane haul. Nüüd on saanud kell nii palju, et aeg on minna sööma. Valik siin on suhteliselt väike, aga sellest on ikkagi valida erinevaid asju. Valikus on siis riisi, pastat, chicken curry ja veggie patty. Ma lähen vist täna riisi peale. See näeb päris hea välja. Kana tundub väga hea. Võtsin siis suurviljadest tomatit, lehtsalatit, mis siin all on, purki, lillkapsast, oliive ja fetajuustu. Head isu. Mõtlen ausalt, ma kardan väga. But it's fine. We can do it. Väike food break. Ma näitan kohe, mis on. See on see tumne corn cake. Väga-väga hea. Mul on esimesed riided seljas, millega ma siis lähen staadionile. Aga enne seda veel teeme ära meditatsiooni. Nii, esimene jooks on tehtud päris hästi, siis on best 7.53. Hetkel siis võtan ampsud siin mõnusat maiust. Väga-väga hea on. Väga palju aega ei ole uueks soojenduseks. Arvatavasti mingi 5 minuti pärast teen mingi loksutamise. Ja siis lähen muuele ringile. Jooks ise oli päris hea. Stardis oleks võinud saada natuke aktiivsemalt ära mindud, sest ja hoidus meid väga-väga kaua üleval. Ja siis tekkis siukene nõme nagu pikk paus siin vahele. Ja ma hakkasin juba mõtlema mingi muid asju. Kantsi palju olevat aega. Ma aitan seal contenti teha. No tegelikult aega oli päris hea, et nüüd on õisikand ära. Peale just tehtud. Võistlus ei lõppe niisama. Võistlus lõpeb alati mingi lisaasjaga. Ja finaalis jooksin nüüd 7.48. Minu isiklik on 7.45, nii et väga-väga hea tegelikult. Võib-olla endale ei ole kohale jõudnud, et oleme õigel rajal veel. Et siuke kahetsus on võib-olla sees, kui olen harjunud jooksma iga hooaeg isiklikku. Aga midagi alateadus ütleb, et tegelikult on väga-väga head tulemused ju. Pinge tuleb ka vaikselt maha, tunnen, et pea hakkab palutama. Ma olen nii tänulik, et Maris siia kaasa tuli. Mul oli nagu kuidagi kindlam võistelda siin kohe, nii et kui sa Maris vaatad seda, siis aitäh sulle. Teeme väikse venituse, äkki me mingid straidid ja siis tegelikult juba vaatame Grete jooksu. Sest Grete jookseb ka kohe varsti, ta hetkel seal kollases ilusti teeb seal soojendust, nii et varsti on tema kord joosta ja särada. Esimesed emotsioonid on väga-väga head ja mega tänulik tegelikult, et siia ikkagi tulin. Alguses ma väga-väga palju kahtlesin, kas ma tulen siia või ma ei tule, sest mul ei ole Soomegust kõige paremad mälestused Soomega, aga
aitäh see eest minu tugimeeskonnale, kes mind ära veenis natuke siia tulema. Ja tundub, et see oli õige otsus. Väga hea. See you!